peale. Buss, proovige nüüd, kas ta Tiit teid kuulab. Nii, siin TV6 otse-eetris Sillamäelt, kus sajab vihma nagu oavarrest ja ilm ei ole absoluutselt meeldiv. Vaatamata sellele on vaja ära pidada 34. Premium-liiga vooru kohtumine, kus omavahel vastamisi siis Sillamäe Kalev ja neile külla sõitnud Emajõe Ateenast Tartu Tammeka. Mina ja Marko tegime siin stuudios kerge sissejuhatuse ja meelega rääkisimegi pigem sellest, et mis see käesolev hooaeg on mõlemale meeskonnale tähendanud ja nüüd nagu natukene täpsemalt tuleme selle mängu juurde. Ja tahakski alustuseks rääkida, et no millist mängu, Marko, sa täna siin ootad, et kas pigem näeme seda, et Sillamäe siin hakkab kohe keskel domineerima Tartu, kes tegelikult on teatud kui meeskond, kellele ka meeldib palli vallata ja teha sellist ründavat mängustiili viljeleda. Et kas Tartu Tammeka läheb siin täna riski peale või me näeme ikkagi, et Tartu mängib kontrate peale? Ma pigem olen nõus selle teise variandiga, et ma ei usu, et Tartu läheb nii-öelda riskima ja kohe ründama, et eks nad esialgu võtavad selle hoiaku, et proovivad taga korras hoida ja oodata oma momente, et pigem ma näen, et Sillamäe hakkab domineerima, hoiab palli ja Tartu loodab vasturünnakutele. Aga võtame siis äkki ette meeskondade koosseisud, et Marko, sul on paberid olemas, et mingi väga suuri üllatusi siin ette näha meil ei ole, et hetkel toimub siin küll väike leinaseisak, nii et jääme hetkeks tasaga meie ja ootame. No nii, täna koduvõistkond Sillamäe Kalev alustab siis koosseisus Mihhail Starodubtsev väravas, Jevgeni Kabajev, Danil Ratnikov, Nikolai Mašitšev, Pavel Aleksejev, Mindaugas, Pagutsis, Marius Tsinikas, Kassim Maidarov, Vjatšeslav Sahovaiko, Igor Dudarev ja Martin Vunk. Ja varumeeste pingil Artjom Levitsi, Kosuke Uzami, Denis Tjapkin ja Sergei Vihorov. Et suuri muudatusi, ütleme sellisest Sillamäe Kalevi tavalisest koosseisust tehtud ei ole, et Sillamäel on kõik mängijad on rivis, keda nad kasutada tahavad. Küll aga on Tartu Tammeka poolt kaartidega väljas nende keskvälja mootor Siim Tenno. Ja Tammeka alustab täna koosseisus väravas Andrus Lukjanov, Martin Jõgi, Marvin Jonathan, Bremf, Kevin Anderson, Andre Paju, Heiko Tamm, Silvia Phillips, Mbongu, just. Tauno Teko, Kristjan Tiirik ja Georgi Ivanov. Vahetusest Kaido Koppel, Siim Tenno, Valeri Šabanov, Mikk Valtna, Rasmus Tomson, Rasmus Tauts ja Gabriel Carvalho Alleoni. Ja mäng on alanud. Avavile on antud. Ja esimest rünnakut alustab ülesvõtmis kohe siis Tammeka. Ja kui me räägime Tammeka meeskonnast, siis tegelikult kahe hooaja vahel Tammekas taaskord on toimunud nii-öelda suured muutused, et praktiliselt üpriski uue klubiga tegemist on, et neid vanasid olijaid küll on, aga neid on üpris vähe. Ja kui me meenutame seda teisipäevast mängu, kus need samad kaks meeskonda vastamis olid, siis küll Tartus Sillamäe 2-0 võidu võttis, nagu sai mainitud juba ka mängu eelses stuudios, siis selles kohtumises ühe värava lõi Jevgeni Kabajev, teise värava lõi meeskonna kapten Vjatšeslav Sahovaiko ja tõenäoliselt Tammeka peatreener Uwe Erkenbricher on teinud korralikud joonised ja korralikud mõtted, et kuidas Sillamäe Kalevi kahte kõige ründavamat mees siis omajagu takistada. Ja nüüd Sillamäe näeme seda, mida oli oodata, ehk et Tammeka laseb Sillamäel tagant rahulikult üles ehitada, aga praegune sööt Nikolai Mašitševi suunas läks liiga pikaks. Aga Sillamäe võidab kohe palli tagasi, Martin Vunk otsib Danil Ratnikovi ja hästi tõuseb Sillamäe. Keskele Kabajev otsib söötu paremale äärele.
saab Kabaev palli tagasi, tuleb ka senderdus keskele, aga Zahovaiko libiseb, pall läks selja taha ja no ega siin lihtne ei ole selle väljaku peal mängida, väljak on väga märge, näeme, et siin mängijad libisevad ühele poole ja teisele poole. Eks siin ongi, et tänapäeval on neid jalgpallisaapaid erineva tallaga nii palju valida, et ma usun, et tänane ilm tegelikult on selline, kus valik peaks olema nagu võimalikult pikkade korkidega, et me näeme, ma arvan, selliseid libisemisi siin täna veel ja taaskord on Sillamäe rünnakul. Ja tänase kohtumise esimene nurgalöök tuleb Sillamäele. Ilusti Ratnikov leidis sealt vabaneva vasaku ääre ja tuli ka senderdus keskele. Tammeka kaitsed Kohvile ja Nikolai Masitsev läheb Sillamäe esimest nurgalööki andma. Aga tegelikult, nagu Marko, sa mainisid, siis vaatamata sellele, et siin vihma sajab päris korralikult, see plats on ikkagi väga heas korras. Ja selle kohta, et seda vihma on siin hommikust saati sadanud, et plats on ilusti vastu pidanud ja ei ole tekkinud loike ja see kindlasti nii-öelda aitab sellele kaasa, et see mängu saatus otsustatakse tõesti nagu jalgpallioskuste puhul, et mitte jalgpallioskustega, mitte niivõrd sellega, et kes on rasketes tingimustes nagu parem. Kabaev palliga. Tuleb pall keskele ja seal on kohe esimene võimalus, aga pealöögist ei tule mitte midagi välja. Jah, et Aidara sai peaga löögile, kuid see löök lendas väravast mööda küll, aga täiesti üksi Aidara, et selliseid asju tuleb Tammekal vältida, ehk et kui ääred senderdus, siis mängijad, kes on kastis, nagu tuleb ära blokeerida, et nad ei saaks rahulikult löögile. Ja nüüd on käed seljas ja trahvilöök Tammeka kasuks. Jah, Pagusis oli see mees, kes seal reeglite vastu eksis. Aga tegelikult Tammekale kõik need väikesed vahepausid, mis siin on, kindlasti annavad natukene ruumi, et oma mängu korrigeerida, sellepärast et esimestel minutitel oleme, esimesel paaril minutil vähemalt näinud seda küll, et niipea kui Sillamäe tuleb, siis Tammekal on suuri raskusi selle palli klaarimisega oma väljaku poolelt ja ohutsoonist, aga nüüd karistuslöök tsooni. Seal on väljakul kõige lühem mees, Ratnikov. Üritab seda palli puhtaks lüüa, aga no libe on, raske on. Ja nüüd on Sillamäel hea võimalus tõusta, sest Tammeka oli No nii, tere tulemast tagasi kõik televaatajad. Saadame arve Eesti Energiale, sellepärast et vahepeal läks vool ära. No juhtub tegijatel ka. Mis teha, oleme siin küll Kohtla-Järvel, kust tegelikult see vool peaks päris ligidelt tulema. Aga või oleme Sillamäe. Nojah, vabandust, tahtsin öelda Ida-Virumaal.
nii, aga mäng on vahepeal jätkunud ja oleme näinud vahepeal seda, et Sillamäe ei lase Tammekal tagant üldse alustada, et pressitakse kõrgelt ja proovitakse pall võita juba vastase poole peal ja Tammeka praegu oma rünnaku ülesehitusel otsib ikkagi eest Ivanovi, kes on pikk ja jõuline mängija, et kelle trumbiks on kindlasti pallid tema nii-öelda kehasse või pea peale, et mitte niivõrd läbisöötudele ja jooksule. Teine nurgalöök läheb Zahovaiko peale, Zahovaiko saab ohtlikult ja 1-0! Kabajev! Ei olnud vaja kaua oodata, Zahovaiko saab peaga löögile nurgalöögist, sealt võtab see pall väikse tripsu ja põrkab otse Jevgeni Kabajevile, kes efektse käärlöögiga lööb selle palli püüdmatult värava alumisse paremasse nurka. Ja Sillamäe juhib 1-0. Sillamäe juhib 1-0 ja ikkagi see moment, mitte moment, aga nurgalöögist Zahovaiko saab rahulikult peaga löögile ja ka pärast seda Kabajev täiesti üksi saab rahulikult, küll ilusa käärlöögiga, aga ikkagi nagu naudib seda vabadust ja lükkab selle rahulikult üle pea nurka. Ehk et veel kord, selliste olukorda vältimiseks peab Tammeka ikkagi katma oma mängijaid või vastase mängijaid kastis. Nüüd loomulikult Sillamäel on aega maa ja ilm. Tammeka üritab siin oma rünnakuid üles võtta. Benga ja saab seal olukorras natukene haiget. Ja Ratnikov on see, kes selle vea sooritab. Aga kohtunikult siin selles olukorras veel kaarte ei järgne. Nüüd on Tammekal väike arusaamatus, kes seda trahvilööki siit andma peab, et usun, et otsitakse pika palliga taaskord eest Ivanovi, kes on õhuvõitluses tugev, aga selle jaoks, et ta saaks selle palli pärast võidelda, peab sinna tulema hea pall. Pall tuleb, Starodubtsev tuleb väravast välja ja võtab selle rahulikult palli ära. No eks see karistuslöök ka vastu tuult on natukene keerulisem seda sooritada nüüd Martin Munk. Ja ei saanud aru, et miks Marius Sinikas sealt paremalt äärelt ei tõusnud ja läheb Vungi sööt auti, nii et Tammeka saab uuesti proovida. No hetkel tundub, et Sillamäe natukene on nagu jalga gaasipedaali pealt maha võtnud pärast seda avaväravat. Ja Tammeka siin esimest korda praktiliselt tänase kohtumise jooksul saab ka natukene kombineerida, aga õigel ajal õiges kohas on taaskord Mindugas Bagusis. Ja ütleb, et praegu võib öelda, et Sillamäe jaoks ideaalne mängu algus, kus kiire värav ja nüüd on juba nagu nii-öelda Tammeka ülesanne hakata otsima seda vastuväravat, aga see jätab kindlasti ruumi nagu Sillamäele kiirete kontratega tõusta. Et kuigi ma usun, et kui Sillamäe võidab palli ja kontrat ei ole, siis kontravõimalust ei ole, mängitakse rahulikult palli, valatakse palli. Starodubtsev taas saab palli ja alustab kiirelt äärde, et Sillamäe mänguisu selle väravaga ei ole kindlasti nagu kustunud. Aga Kabajev ei saa seal Tammeka mängijast mööda ja uus Tammeka rünnak. Aga tuleb paraku senderdus ei kellegile, nii et nüüd on Mihhail Starodubtsevil aega maa ja ilm seda mängu rahustada. Läheb pall vasakule äärele. Seal on nüüd Nikolai Masitšev. Leiab Martin Vungi, ruumi on küllaga. Vung paneb palli paremale äärele, kus Jevgeni Kabajev spurdib sellele pallile, aga on fikseeritud tänase kohtumise esimene suluseis. Oli söödu andmise hetkel Kabajev seal natukene suluseisus ja poleks ta tegelikult selle pallini ka jõudnud, et siin Märja väljakul kõik need pallipõrked on umbes 2 korda kiiremad kui kuival väljakul. Ja hakkavad tartlased jälle vaikselt ehitama. Zahovaiko nüüd paneb survet peale ja on raskustes tartlaste keskkaitsja. Jah, Zahovaiko nägi, et see esimene puude ei olnud nagu hea ja tundis seda võimalust, et ta võib selle palli võita ja ründas palli ja vähemalt nii-öelda pani selle esimese söödu kinni ja pall läks out. Aleksejev Audi sisseviskel leiab Ratnikovi. Ratnikovile tehakse aktiivselt survet, aga tuleb Ratnikov selle surve alt ilusti välja ja paneb palli keskkaitsjale Bogugisele, kes jätkab nüüd juba paremalt äärelt edasi Kabajevile. Libisevad need mängijad siin üksteise võidu ja niimoodi on seda söödu jalgpalli üpriski keeruline mängida, aga nüüd Kabajev saab läbi paremalt äärelt ja on tekkimas ka ülekaal, aga sööd paraku jõuab Tartu keskkaitse seal õigel ajal jaole ja ei tule Kabajevi söödust mitte midagi välja, aga Sillamäe rünnak jätkub. Ja nüüd on tartlased praktiliselt 10 mehega oma väljaku esimesel kolmandikul. Ja, et Sillamäe näeb, et kiiret võimalust ei ole, siis natukene otsitakse, pall käib läbi Vungi, nüüd küll ebaõnnestunud sööt Zahovaiko suunas, aga surve nii kui Ivanov saab palli
on mitu mängijat peal ja ei lasta Tammekal palli rahulikult võtta. Ja täpselt nüüd ka nii. Masitsev tuleb vasakult äärelt ja ruumi on, et senderdada. Masitsev senderdab, madal pall ja järjekordne nurgalöök. Tundus, et pall läks vastu kätte, aga see oli nii lähedalt, et Jõgi ei jõudnud reageerida, et see pall löödi vastu kätt, mitte käsi ei otsinud palli, aga taaskord nurgalöök. Vaatame, kas Tammeka on teinud omad järeldused eelmisest olukorrast ja mängivad oma mängijatega lõpuni. Järjekorras siis 4. nurgalöök juba Sillamäele. Masitsev seda andmas, tuleb tagumisse posti, üpriski siuke ohtlik pall, aga no esimese palli saavad Tammeka mehed puhtaks, aga kohe tuleb ka jätkusituatsioon ja seal on pall väravas. Kas see läks praegu otse senderduses, kas keegi sai jala vastu, igastahes siit nurga alt tundus, et ei saanud ja me oleme mänginud kui palju. No nii külm on, ma ei taha käsi taskust välja võtta, aga tunde järgi ütleme, et alla 15 minuti ja see värav peaks minema nüüd Nikolai Masitsevile ja tundub, et seda kohtumist peatreener Ratnikov on siin väga kindlalt nii-öelda ära otsustamas, et Sillamäe on väga hästi alustanud 2-0 pärast umbes veerandtunnilist mängu ja Tartu Tammekal nüüd sellest august välja ronida. No teoreetiliselt on kõik võimalik, aga väga raske on näha, et kus see kõik tulema peaks. Just, et aga kui me vaatame seda olukorda jällegi, et siis nurgalöögil ütleme, palli suutsid Tammeka mängijad ära klaarida, aga sellele järgnenud nii-öelda teise palli võitsid jälle Sillamäe tsenderduskasti, kus mängijad on taaskord libisevad ja pall maandub Tammeka väravas ja 2-0. No olgem ausad, tingimused on võrdsed, et... Absoluutselt. Et minu jaoks on ikkagi nagu hämmastav praegu kohati mängijate nagu saab nii-öelda putsade valik, et ma vaatan, et väga paljud on tulnud sellise ütleme, kõva platsi jaoks olevate putsadega, kus on palju korke all ja ilmselgelt need mängijad on hädas püsti seismisega, et see on isegi, ma ütleks, et kohati selline amatöörlik viga, kus putsade valikus niimoodi eksitakse. Nüüd tuleb keskkaitses totaalne valesööt ja Tammeka Jõgi läheb, paneb palli mängu. Tamm üritab keskelt seal seina teha ja saab ka palli tagasi, aga seal on taaskord õigel ajal õiges kohas Pagusis, kes võtab selle palli vahelt ja nüüd tuleb järjekordselt Sillamäe paremalt äärelt Kabajev. Üritab seal 1-1 ette võtta, aga sellest mitte midagi välja ei tule. Pall üle küljejoone ei lähe ja Tammeka mehed mängivad läbi väravavahi. No siiamaani need tagant rünnaku ehitamised on olnud Tammekal üpriski traagilised üritused. Vaatame, kas seekord pall läheb Ivanovile. Ja suudetakse küll see sööt sinna ettepoole mängida, aga praegu Ivanovil see pall põrkas jalast kaugemale ja ütleme, ta ei suutnud seda keha sinna vahele panna. Ei ole tegelikult seda toetust ka seal Ivanovil kuskile seda palli panna pärast seda, kui nüüd Tamm teeb hea vahelt lõike. Aga Pavel Aleksejev parandab oma eksimuse ja Tammeka külje audist jätkub mängu umbes keskväljakult. Jõgi paneb palli mängu. Teko. Saame ka kinnituse bussis selle kohta, et see teine värav oli siis ikkagi Nikolai Masitsevi senderdus, kust mitte keegi teine ei saanud pallile pihta. Et no ma ei tea, Marko, kas kui nüüd just tegelikult Masitsev eksis, et kas üpriski pehme pall oli, et vaatamata sellele, et seal Tammeka kaitsed ja ka Sillamäe ründajad libisesid, siis kas väravavaht oleks pidanud selle ära võtma? No väravahil on sellisest olukorrast raske reageerida, et ta ei saa nagu liiga vara minna nagu selle tsenderdusele järgi, sest kui keegi nüüd saab jala või pea või mõne muu keha osa sinna vahele, siis see pall võtab hoopis teise suuna ja ta on kindlasti mängust väljas. Küll, aga ütleme jällegi kiidame Masitsevi selle poolest, et tsenderdus peabki olema selline, mis sellisest kohast mis läheb väravasse, kui keegi seda ei puutu ja see nii-öelda Sillamäe teine värav on ilmne nii-öelda positiivne näide sellest, et kui pall läheb värava suunas, siis ta võib minna sisse. Siis on alati ohtlik. Sillamäe taaskord jätkab keskväljakult ja küsib Masitsev palli ja tuleb ka hea sööt, aga Masitsev ei jõua selle pallini, ei jäänud palju puudu. Tegelikult oli mõte hea, kõik oli õige, vasak käär oli vaba ja sealt oleks tulnud järjekordne ohtlik situatsioon, kui Masitsev oleks selle palliga kätte saanud. Just, et sööt läks natukene liiga pikaks, et see sama märgväljak nii-öelda lisas sellele pallile kiirust ja tänu sellele ta veeres üle otsajoone, aga nüüd taaskord
taaskord Tammeka kaotab oma väljaku poolel palli. Kassim Aidara proovib kaugelt. Ja nüüd on teine pall Tammeka oma, aga ei suudeta oma väljaku kolmandikult palli välja lüüa. Et ilmselgelt on Sillamäe selleks mänguks palju paremini valmis. Et ainukene lahendus nüüd on lüüa pall üle küljejoone. Aga noh, kindlasti on see parem, kui vastasele jala peale anda. Ja Sillamäel loomulikult selle Audi väljamängimisega on aega nüüd maa ja ilm. Ja ütleme, et praegusel hetkel on mäng ikka täielikult Sillamäe kontrolli all, et nii mängupildi poolest kui ka ütleme seisu poolest, et neil on nüüd kaheväravaline edu, et nad ei pea võtma mingisuguseid ülearuseid riske ja saavad mängida juba natukene pingevabalt, aga nüüd on Lukjanov tuleb korralikult välja ja püüab selle palli. No senderdus oli tegelikult Aleksejevilt ka üpriski pehmeke, nii et see oli ka täielik väravavahi saak. No Tammeka ikkagi kindlalt üritab mängida madalalt ja seda tagantpoolt seda rünnakut alustada. Võib-olla peaks nüüd tegema juba vigade parandusi ja hakkama pigem seda pikka palli sinna Ivanovi peale tampima ja loota, et seal Ivanov saab mõne palli omaks võetud ja siis võib-olla saavad ka keskpoolikud ja ka kaitsed natukene tõusta, aga see madalalt ehitamine on küll hetkel täiesti lootusetu selles suhtes, et Sillamäe käib väga aktiivselt peale ka Tammeka poolsel siis esimesel väljaku kolmandikul ja noh, kõik need rünnakuüritused siiamaani ilma ühegi erandita on jooksnud lootusetult liiva. Jah, et aga see eeldab muidugi, kui mängitakse pikemat palli Ivanovi peale, et tulevad juba varem. Nüüd vaatame, on läbi sööd. Ja Kabajev teeb seal head survet ja ei õnnestu lasta keskkaitsel seda palli üle otsajoone ja see päädib sellega, et ei õnnestu Tammekal palli taaskord puhtaks lüüa ja järjekordne reeglite rikkumine ja Sillamäel nüüd väga ohtlikust kohast karistuslöökust on tulemas ka senderdus ja tundub, et seda senderdust läheb andma Sinikas. Ja ütleme, et kõik praegu need nurgalöögid ja sellised senderdused, nurgalöögi järgsed senderdused ja nüüd ka sealt ääresse trahvilöök, et siiamaani on olnud ohtlikud, et siin on tekkinud momente, siit on löödud väravaid, nüüd otsustakse lahti mängida, läheb vunk löögile, aga seekord selgelt üle värava. Nüüd kui lõpetada see eelmine mõte, siis kui mängitakse pikemat palli Ivanovi peale, siis see eeldab seda, et Tammekal on Ivanovil on nagu toetus ka kohe, et sest üksi 2-3 Sillamäe kaitse vastu ja noh, tal ei ole selle palliga seal ees midagi teha. Et see tähendab jälle seda, aga kuna Tammeka kaitseb suurte jõududega, siis praegusel hetkel noh, kui me nagu jälgime seda hetke, kui Tammeka palli võidab, siis ta tihtipeale Ivanov on seal üksi ja lähimad nii-öelda toetavad mängijad Tammekalt on ikkagi mitmekümne meetri kaugusel. No nüüd väravahi väljalöögid ei jõua ka mitte kuidagi omadele mängumeestele ja Tammeka parem kaitsel mitte midagi muud üle, kui pall üle küljejoone lüüa ja Sillamäe saab taaskord Audi väljaviskega jätkata. Aidara peale mängitakse ka lühikeseks, jääb see Audi sissevise, aga Vunk on kohe selle jätkupalli oma kätesse saanud. Ja nüüd Pagusis tõusis kaitsest Sinikas. Mängib Sahhovaikole. Sahhovaiko pöörab väga hästi ja üritab siin nüüd kahe Tammeka mängija vastu neid mõlemaid kohvile saata, aga see ei õnnestu. Nüüd Ivanov. Ja nüüd tuli Ivanov jätkata vasakul äärele. Just, et toetus tuli Tiiriku näol hästi järgi. Tiirik võtab seal 1-1 hetke. Läheb ka sööt edasi. Sillamäe mängijad apelleerivad suluseisule, aga seda ei ole. Ja taaskord jäi nagu see tempo võeti seal ääres maha ja Sillamäe jõudis oma 5 mängijaga juba kasti ja pluss veel surve pallile ja lõppeb Audi sisseviskab. Ja nägime, kui hästi seal Martin Vunk oli see mees, kes siis selle rünnaku lõppkokkuvõttes ära annulleeris, aga nüüd taaskord väga ebapuhas puude Tammeka mängijatelt ja Sillamäe saab võtta üles järjekordset rünnakut ja on taaskord Jevgeni Kabajev, kes siin mängu esimesel poolel on olnud võib-olla selgelt Sillamäe kõige aktiivsem mängija ja seal paremal äärel igasugust peavalu tekitanud. Praegusel hetkel on ka, noh, nagu me kas või praegu nägime, et Aidara tegi sellise vea, võttis selle Tammeka rünnaku maha, et ka sellised vead kohati on nagu nii-öelda targad otsused, küll aga võib-olla võib mingi hetk kohtunik ikkagi nende vigade peale nii pahaseks saada, et näitab ka kaarti. Aga nüüd on juba mäng taaskord Tammeka poole peal ja jällegi on palliga Sillamäe vastase kastis. Kuid seekord Tammeka võidab seda. Pikk pall ette Ivanovi peale, aga see pall läheb lootusetult kaugele. Igor Tuudarev, Martin Vunk. Masitsev küsib vasakul äärele, aga Vunk mängib paremal äärele Kabajevile. Ja kas või see annab tunnistust juba sellest, kui palju Kabajev siin tööd on teinud, et
Sillamäe küll mängib valgetes särkides, aga Kabajevi särk on seal juba üpriski sellist pruunikat tooni. Just, et mees on kõvasti võidelnud nii rünnakul kui kaitses. Ja keskväljakul Tammeka nüüd üritab, mis ta üritab. Hetkel pall püsib nende valdustes, läheb pall Jõgile ja eksib seal Sillamäe äärekaitse ja nüüd on Jõgil natukene ruumi, et see pall panna ja läheb Tammele pall. Tammel on ruumi, tuleb senderdus keskele, aga täpselt läheb see vastu keskkaitsja Bagusise jalga, kes selle olukorraga lahendab. Nüüd oli selline mõtestatud rünnak Tammeka poolt ja kohe ka ohtlik olukord. Ja kõik algas tegelikult sellest, kui Pavel Aleksejev eksis selle ühe üpriski ebaõnnestunud söödu ära klaarimisel, et läks Aleksejev seda üpriski madala palli kuidagi põlvili peaga lööma ja läks see pall otse Tamme jala peale, kes jätkes Jõgile, Jõgi edasi Tammele, Tammelt tuli senderdus ja tegelikult Ivanov oli kastis olemas. Oleks see sööd natukene täpnem olnud, siis oleks võinud Tammeka siin väga ohtlikult löögile pääseda, aga noh, see on nüüd kõik minevik ja Tammekal seda ohtlikku lööki tänases kohtumises veel ei ole õnnestunud sooritada. Masitsev ja Zahhovaiko teevad nüüd väga ilusti seina ja jätkavad siis külje audist. Aleksejev Zahhovaikole. Zahhovaikot vastu teeb nüüd väga rumala vea keskkaitse, kel nimi on Prempee või kuidas seda hääldatakse, ma vabandan, kui ma seda valesti ütlen, aga igastahes ühe Tammeka leegionäriga on tegemist, et Tammekal neid leegionäre ikkagi omajagu on. Jah, et see oli praegu tõesti rumal viga, et Zahhovaiko oli näoga nii-öelda otsajoone suunas ja minna sealt tagant veel lükkama ja torkima, et noh, nii-öelda see oli parim, mida praegu Zahhovaiko sealt välja võluda sain. Masitsev senderdab madalalt, pall on väga ohtlikult värava ees lahti, aga lõppkokkuvõttes siiski Tammeka mängijad suudavad selle olukorra annulleerida ja nüüd tuleb Jõgi paremalt äärelt. Ei, see ei ole siiski Jõgi, see on Philips ja teeb Martin Munksel vea ja kas on kaardi koht? Ei, kohtunik siiski hetkel veel annab andeks või ei? Ja esimene kollane kaart Martin Mungile. No tegelikult oli praegu, selles suhtes oli õige viga, et oli väga ohtlikult seal Tammeka tõusmas ja oli vaja rünnak maha võtta. Jah, et see rünnak võeti maha, nüüd ütleme, eks see peab muutma Martin Mungi ikkagi ettevaatlikumaks järgmistes olukordades, et üks kollane on all. Ja nüüd on taaskord... Standardolukorrad on need võimalused, mis tegelikult Tammeka võivad siin taaskord mängu tuua. Tamm senderdus paneb sisse keerav pall. Pall on hea, aga natukene teeb karuteenega siin ilmataat, sellepärast et tuul on vastu ja keerab see pall natukene liiga kaugele tagasi. Nüüd Zahhovaiko, aga Zahhovaiko on suluseisus. No tundus, et väga piiripealne olukord oli. Me olime siin ka enam-vähem täpselt selle kaitsejoone peal ja Marko sa siin naeratat. Ei olnud suluseisa? Ütleme selles mõttes, noh, 50-60. Mina ei ole kohtunik, aga praegu nagu tundus, et võib-olla nagu kohtunik natukene kiirustas selle lipu tõstmisega, aga tema oli muidugi kõige parema joone peale, nägi kõige täpsemalt seda. Tammeka mängijad taaskord libastuvad. Aidara ja Ratnikov teevad siin koostööd ja nüüd Aidara tuleb vasakult äärelt ja Jõgi võtab ta maha ja siin tuleb järjekordne kollane kaart tänases kohtumises teine. Et see on küll teenitud kaart, et siit oli Aidara läbi minemas ja ilmselge vigan. Ja Sillamäe teise värava autor Nikolai Masitsev, kes siit ikka vasakult äärelt neid senderdusi saadab, on palli taga, aga nüüd tuleb palli taha ka Igor Tuudorev. Nii et tundub, et hoopis Tuudorev paneb seda palli sinna ja paneb palli, aga tundub, et aga sees! Oh, mis asja! Mis nüüd? Väravavaht lihtsalt pööras selja, mõtles, et see pall läheb üle. Just, et... Uskumatu, 3-0 Sillamäe juhib. Ja sellist väravat nüüd siin küll ei oodanud, et ka meie tegelikult siit tagant vaatasime, et hakkasime ütlema, et see Tuudorevi pall läheb lootusetult pikaks, aga siis taha nurka. See tuul rebistada natukene alla ja no, ütleme taaskord sellised nii-öelda vanad jalgpallitõed ja klišeed, et sellised pallid tuleb lasta nagu värava peale, et isegi kui keegi ei puuduta, siis pall kukub sisse ja me nägime taaskord, et see on tõde. Igatahes 3-0 on tablool ja kolmanda värava autor on siis Igor Tuudorev.
ja nii teine kui kolmas värav on olnud hetkel siin sellised noh, täpselt poolikud väravad või ma ei oskagi öelda, et tegelikult siis, kui see esimene poolaeg ära lõpeb, siis Tammeka väravavahil on omajagu põhjust ikkagi peeglisse vaadata, et see viimane värav nüüd läks küll tegelikult tema kapsaaeda. Jah, et oleks ta nii-öelda teinud vähemalt nii-öelda katse nagu seda palli päästa, kuigi ütleme, et see trahvilöök oli meisterlik, et kui nüüd Tudorev seda tagumist ristnurka seal sihtis, et siis ta oli veel nagu eriti meisterlikult antud, aga noh, eks siin natuke see tuul mängis oma rolli ja noh, see omakorda jälle nii-öelda näitab väravahi kogemust ja väravahi tarkust ja oskusi valida positsiooni just sellistel hetkedel. Nüüd on järjekordne ohtlik rünnak Sillamäelt ja no tegelikult on ilus vaadata, kuidas Sillamäe praegu Tammeka vastu ehitab, et siin Tammeka mehed saadetakse kohvile iga nurga alt, Zahhovaiko siin jätab juba kannaga sööte ja niimoodi need ükshaaval lähevad ja taaskord tuli paremalt äärelt väga ohtlik senderdus ja Zahhovaiko sukeldus ja apelleeris ka penaltile, aga kohtuniku vile vaikib ja olgem ausad, kui siin juba 4-0 esimesel poolel ära lüüakse, et siis võime me ka rahulikult siin minna sisse istuma kohvile, et ega siin midagi väga rääkida enam ei ole, et siin täielik Tammeka avalik hukkamine on praegu toimumas, kui nüüd. Just, et nüüd on nagu Tammeka mäng nagu lõplikult liimist lahti, et jäädakse olukordadesse hiljaks. Nüüd on ja vastupidiselt jällegi Sillamäe, kes selles nii-öelda jahedas sügisilmas jällegi omakorda naudib nagu ja ütleme, kui Sillamäe veel nii-öelda sellist kombinatsioonide järgset väravat löönud ei ole, et siis ma usun, et me näeme veel täna nagu selliseid momente ka, kus ilusate läbisöötude ja kombinatsiooni tagajärjel lüüakse värav, sest see, kuidas praegu see mäng nii-öelda kulgeb, siis ma arvan, et me näeme veel väravaid kindlasti. Siin selles olukorras, kus järjekordne kollane kaart tõusis Tammeka mängijale, sai Siinikas ka päris korraliku puuka, tundub, et hetkeks tundus, et hoidis isegi põlves kinni, aga tundus, et ikkagi kui püsti tõusis, hoidis Reie lihases kinni, kui tuleb ohtlik pealöök. Ja taaskord Lukjanov korraks pillab selle, aga nüüd on ise esimesena jaal, aga jällegi Sillamäe mängijad saavad peale tenderdust üpris vabalt löögile, Bakuusis oli see, kes selle pealöögi sooritas ja noh, kaugel siin juba ka 4. värav. No nüüd Tammeka taaskord üritab. Tõusetakse keskelt, Heiko Tamm otsib paremal äärele, Jõgi on seal ja tuleb üpriski ohtlikult nüüd jalad ees Pavel Aleksejev sisse ja vilistatakse sealt viga. Jah, et Aleksejev natukene nagu liiga selliselt entusiastlikult lasi ennast nii-öelda maha ja libistas, et sellistes olukordades on ka teinekord kerge nagu kaart tulema, et praegu ta saigi loo maha, aga ja Heiko Tamm taas palli taga, et mängida see tenderdus sinna kasti. No seekord on hea pall, suurepärane pall, saadakse ka löögile, aga see ei valmista Starodupsile mingeid raskusi. Ja mida me näeme tegelikult siinsamas meie kõrval on kohe vahetusest valmis sekkuma Mikk Valtna. Tammeka poole peale tundub, et ei tea, et keda siin Uwe Erkenbricher nüüd hakkab välja võtma, aga ilmselgelt mingeid muudatusi Tammekal on vaja. No Valtna on ju ründaja, mäletame, et Valtna siin mõni voor tagasi Paide vastu üpriski mängu lõpuväravaga tõi Tammekale sealt üliväärtusliku 2-1 võidu. Just, aga kes välja võetakse? Kas vaevalt, et nüüd Tammeka otsustab minna 2 ründajaga mängima, et võetakse Ivanov välja või? Praegu, kui me nagu väljakule vaatame, siis noh, ei paista ka silma, et kellelgi oleks Tammeka mängijatest vigastusega probleemi, aga ju siis on otsustanud Tammeka teha juba järjekordne ilus rünnak Sillamäelt, aga Zahhovaiko vasaku jala sööt keskele tsooni, kus tegelikult Aidaro oli üpriski üksinda ootamas, natukene ebaõnnestub ja näeme, tulebki vahetus, Mikk Valtna tuleb mängu. Ja kes välja tuleb? Välja tuleb number 32 Heiko Tamm. Ehk siis Valtna läheb paremal äärele, tundub. Miks? Ei oska öelda. Seda peame küsima võib-olla peatreenerilt. Selgelt ei ole siis Heiko Tamm oma ülesannetega siin esimesel poole ajal hakkama saanud. Ja kui vaadata ka mehe näoilmed, siis ega seal eriti palju positiivseid emotsioone pole näkku kirjutatud. Jah, et kui me praegu vaatame üldse nagu Tammeka mängijate ja nüüd on võimalus ja 4-0. Kabajev lööb tänases kohtumises oma teise värava.
tundub, et siin on. Hale hakkab vaikselt juba ausalt öeldes Tartu Tammeka meeskonnas, sellepärast et siin Ida-Virumaal Sillamäel ikka väga korralikult lüüakse puur täis. No praeguse seisuga küll, et ja ütleme nii, et kui me vaatame neid olukordasid veel ja veel, siis praegu ka Paev saab võtta rahulikult palli vastase kastis rinna peale, ilma et keegi teda segaks ja virutab selle rahulikult taha nurka, et kus nüüd seekord väravahil ei ole küll mitte midagi teha, et ma ütlen, iga väravaga nagu Sillamäe selline entusiasm ja mänguisu kasvab ja Tammekal omakorda väheneb, sellise tempoga me näeme täna veel 10 väravat. No ma usun, et Tammeka mehed tahaks üle vastu vaielda ja Sillamäe fännid. Ma tahaks ise ka endale vastu vaielda selles suhtes, et meie ikkagi oleme selle poolt, et näha põnevat jalgpalli. Aga tundub tõesti, et Tammekal täna siin hetkel praegu nüüd ja kohe vähemalt esimesel poolel oleme ennegi näinud, kuidas Tammeka on meil näidanud väga üles-alla mängu ja vahest lausa ümber sünde, siis esimesel poolel ei ole absoluutselt mitte mingit rohtusi praegu Sillamäe vastu. Sillamäe justkui teeb, mis tahab. Kõik toimib, rünnakud toimivad nii keskelt, nii vasakult kui paremalt äärelt. Ja nüüd on üks Tammeka mängija saanud ka vigastada, et kohe näeme, kes see seal pikali on. Mis on arvestades seda, et Tammeka ühe oma vahetuse on juba teinud, siis see on ikka väga halb uudis. Nagu öeldakse, et kui sajab, siis tuleb ikka padukat. Aga kes see seal on? Number 18. Ja number 18 Andre Paju, jah. Ja tundub, et kus kohas Paju kinni hoiab. Aga nüüd juba tahetakse näidatakse vahetust. Ja vahetust ehk ütleme Tammeka hädad tänases mängus ikkagi jätkuvad ja saavad ikka. Andre Paju tuli juba mängule niimoodi, et ta oli olnud vigastatud. Tundub, et siis vana vigastus puusast seal Paju kinni hoiab. No väljakult vähemalt läheb Paju ära omal jalale, et aga tundub, et seal Tammeka arstid ja füsioterapeut näitas küll, et ei ole siin mõelda mitte midagi, et tuleb teha vahetus. No nii, Sillamäe jätkab ja alustavad taaskord tagant rahulikult ehitamist. Martin Vunk palliga. Maastitsev küsib vasakul äärel, aga Vunk annab Ratnikovile. Ratnikov Aidarale, tagasi Ratnikov. Ja nüüd saab Sillamäe rahulikult lükata, palli liigutada. Ja Tammeka, olles praegu ka ühe mehega vähemuses, ei üritagi mingit erilist survet Sillamäele peale panna. Ja nüüd läheb hea sööt Vungile ja Vunk on tegelikult karistusalas üpriski üksinda. Nüüd tõmbavad Tammeka mehed natukene kokku ja sööt Massitsevile on natukene liiga aeglane. Nüüd üritab siin Mikk Valtna väga tehniliselt lahendada seda olukorda, kui Massitsev talle peale käis, aga kannasööt ei oodanud seda. Tundub, et nüüd on selge, et see vahetus tuleb Tammeka poolt. Paju tõuseb püsti ja tundub et Paju ikkagi sealt normaalselt kõndida ei saa, et natukene teda siin Mihhail Starodupsevi värava taga tohterdati, aga nüüd juba Paju kõnnib ka tagasi riietusruumide suunas ja tundub, et oleks 5 minutit tagasi Uwe Erkebricher seda teadnud, siis võib-olla ei oleks hakanud veel Heiko Tamme välja võtma. Aga see on kõik ajalugu. Ja nüüd on, kuna veel praegusel hetkel on Tammeka ühemehelises vähemuses, siis Sillamäe saab rahulikult otsida ja rahulikult lükata palli ja proovida leida need võimalused, et mängida ettepoole. Küll aga nüüd siin Nikolai Massitsev oli natukene nagu pettunud, et see palli ettepoole ei mängitud, kuid nüüd on suluseisus Sahovaiko. Ja tegelikult hetk tagasi, kui Ratnikov apelleeris käele ja Ivanov tegi sealt vahelt lõike, siis oleks nagu pidanud kiiresti jätkama kuskile edasi, aga Ivanov hakkas seal Ratnikovi veel kohvile saatma ja sellest tulenes palli kaotus ja kohe oli valmis Sillamäe nõelama ja tegelikult ei olnud palju Sahovaiko suluseisus, et oleks see sööt millisekund varem tulnud, siis oleks Sahovaiko põhimõtteliselt läinud seal 1-1 väravavahi vastu. Ja nii, nüüd on Tammekal võimalus. Valtna. Ja Valtna läheb kohe löögile. No selles suhtes õige otsus mõnes mõttes Valtnalt, et otsustavust on vaja, et siin ei ole nagu midagi enam kaotada, et natukenegi kui ruumi antakse, siis seda Starodupsevit on vaja ikkagi testida, et Starodupsevil
tõenäoliselt mees lühikeste varrukate ja lühikeste pükstega seal mängib, et väga soe tal tõenäoliselt ei ole, arvestades veel eriti seda, et ei ole nagu väga tööd ka saanud. Ja tuul on siin selline, et vihmavarjud tahavad käest ära lennata. Aga nüüd oli Mašitševi poolt ebaõnnestunud puude ja see on nüüd Tammeka võimalus. Aga ei ole jätkata mitte kuskile jõel. Ja tulebki kohe vale sööt, et tegelikult oli Jõgil ruumi seal alustada seda kiirrünnakut, aga no Tammekal ei olnud mitte kuskil avanemisi ja Zahhovaiko on taas kord suluseisus. Zahhovaiko on õigus praegu tegi sinna. Aga Tammeka teeb siis oma teise ja seda korda siis sunnitud vahetuse, et Andre Paju vigastusega välja ja Valeri Šobanov läheb sisse. See tähendab omakorda seda, et kui Tammeka tahab mängu nagu vahetustega veel mingit muutust tuua, siis selleks on neil jäänud ainult üks vahetus. Karistuslöögist taaskord midagi välja ei tule. Zahhovaiko palliga keskel hoiab rahulikult palli, nüüd jätkab Mašitševile, Mašitšev jätkab omakorda seal Aleksejevile. Aleksejev üritab jätkata Aidarale keskele. Kas tõesti Tammeka nagu õudusure nagu jätkub veel ja veel, sest nüüd on Rempeh pikali maas, näitab, aga ma usun, et ta saab siiski jätkata. See pall läks päris pahasti sinna. Ja kas ta siis selle käigus äänas hüppeliigest? Tundub jah, et hoiab seal Sääremarjast ja hüppeliigesest kinni ja meeskonna arst on aitamas natukene jääd peale. Aga mees tõuseb püsti. Hüppab ühe jala peal, tundub, et hetkel vähemalt mees jalale väga raskust peale panna ei saa ja see on küll väga halb uudis Tammekale. Ja valugrimass näol on ikkagi väga korralik. Esimese poole lõpuni peaks jääma 5 minutit, no kas praegu siin mida teha, et kas Uwe Erkenbrecher tõenäoliselt oma kolmandat vahetust nüüd veel ära ei hakka tegema, et pigem loodab seda, et õnnestub nüüd ära kesta see. Et eks see otsus, võib-olla ka tuleb päris kindel 100% otsus, et ei saa jätkata, et siis tehakse see vahetus ära, aga no praegu igastahes olukord tundub olevat üpriski tõsine selles suhtes, et Rempee seal jalas kinni hoiab ja meeskonna arst teda tohterdab, laseb küll jääd peale. Ja mees endiselt nagu väga raskust jalale peale panna ei taha. Nüüd vaikselt lonkab väljaku ääre suunas ja tundub, et tahab ikkagi mängu tagasi tulla või üritab praegu lihtsalt siin natukene liigutada ja seda nii-öelda valu maha kõndida. Eks sellises olukorras on ka see, et kas see mängija, kes on just vigastada saanud ja ikkagi nii tugevalt lonkab, et kas ta on valmis seda mängu nagu jätkama. Ja kui tuleb veel poolaeg peale ja vaheaeg peale, siis tekib see, et kus nii-öelda lihased natukene vahel selle 15 minuti jooksul jahtuvad ja kogu keha ja siis uuesti seda hüppeliigest käima saada on juba väga keeruline. On keeruline, et praegu see adrenaliin on kõrge ja keha on soe, et eks see tõe ette tuleb vaheaeg, et kas tõesti tuleb Tammekal juba vahe nii-öelda esimese poole lõpuks ja teise poole alguseks teha ära kõik oma 3 vahetust, et see selgub siin lähimate minutite jooksul kindlasti. Tammek on tegelikult terve hooaja näidanud sellist väga üles-alla mängu, on tulnud siin väga kohutavaid kaotusi, aga samas on tulnud ka väga väärt võite. No mäletame, koduväljakul võideti ju Levadiat meeskonda, kes siis tõenäoliselt selles voorus 34. kindlustab endale 2013. Aga nüüd on ebakõla seal Lukjanovi ja oma kaitse vahel, et oleks peaaegu Kabajev siin esimese poole, aga peaaegu hat-tricki tegemas. Aga niimoodi ikkagi ei lähe. Just, et väravat Lukjanov tuli välja ja Kevin Anderson läks ka palli peale ja samal ajal kui väravat oli juba väljas. Ja see on jällegi süük olukord, kus kumb mängija võib väga valusasti haiget saada. Igastahes järjekordne nurgalöök esimese poole ja lõpuni on nüüd jäänud loetud minutid. Ja nurgalöögid, mis nüüd Sillamäel peaks olema vist juba järjekorras 6, on kõik olnud siiamaani väga ohtlikud. Tuleb pall. Aga natukene madalaks jääb, aga ei õnnestu klaarida, no pea saadakse vahele, aga see pall seal ja taaskord teine pall oli Sillamäe oma ja Mašitšev proovis peale lööki ja
ja veel kord on jälle pall on Sillamäe kontrolli all ja nüüd kaotatakse, aga kohe on surve peal, ei ettepoole ja leiab. Raske on jätkata, leida neid jätkukohti, no nüüd saavad Tammeka mehed lõpuks 3-4 täpselt söötu tehtud. Ja nüüd on Ivanovil väga ebaõnnestunud puude. Ja kohe sellele järgneb kohe kontra ja Idara on 1-1 vastu. Ja viimasel hetkel, kas oli Jõgi see, kes seal tuli ja päästis selle olukorra, aga palju mängus, Idara tuleb nüüd kasti. Sööt keskel, aga seal on taas kord Jõgi õigel ajal õiges kohas. Ja käesti annab löögile uuesti Vungile jätkab Masitšev. Vunk nüüd üritas keskele anda, aga seal on Tammeka kaitsel jalad vahel. Ja pealelöök tuleb, aga seekord väravaht püüab ja just tahtsin öelda, et Prempeh, kes siin hetk tagasi mängu liitus, siis selgelt on näha, et kõvasti mees hoiab oma seda paremat jalga ja lonkab nii, et vähe ei ole, nii et... Ja nüüd on Tammeka vastase poole peal, aga sööt ei lähe läbi ja kui me vaatame, siis ka Martin Jõgi liigub praegu longates ringi, et selles olukorras Idara vastu sai ta nii-öelda haiget, aga noh, ehk läheb üle. No parem oleks sellepärast, et 2 vahetust Tammeka... Ja jälle läbi sööt. Ja Idara on taas kord seal aktsioonis, Prempeh üritamist, aga ta lihtsalt ei liigu 2 jala peal. Ja Ratnikov nüüd seal. Aga võib-olla peaks natuke kiiremini löögile minema, et praegu on teist korda järjest, kus otsitakse. Ja praegu tundub küll, et... Tammeka mehed juba laiutavad käsi ja siin lihtsalt hetkel Sillamäe on pannud Tammeka täieliku giljotiini alla. Nüüd Mbenga, aga õigel ajal tuleb appi Tuudarev, 3. värava autor ja teeb Mbenga tema vastu vea. Ja, et Mbenga tuli nii-öelda jõudnud pallil ja Tuudarev sai selle enne ära löödud ja Mbenga läks kehaga talle sisse ja see on viga ja nüüd on nii-öelda tempo jälle natukene maas, aga pall nagu ikka, oleme juba harjunud täna on Sillamäe käes ja Sillamäe otsib. Kui seda palli valdamisprotsenti nüüd vaadata, siis on küll täpselt siuke tunne, et nagu mängiksin omavahel FC Barcelona mõne tunduvalt nõrgema meeskonna vastu, et tehakse, mis tahetakse ja see korralik vurr on käima lükatud Sillamäe lühikeste söötudega, nüüd kohe tellimise peale Martin Vunk eksib. Ivanov on keskel palliga, aga ei ole mitte kuhugile jätkata Sillamäe. Nii kui pall kaotatakse, siis tegelikult tuleb au anda vaatamata sellele, et 4-0 ollakse ees, siis väga kiiresti reageeritakse kõikidele oma eksimustele. Kõik keskpoolikud on kohe tagasi ja Tammeka meestel peal ja nendest kontratest ei tule hetkel ka mitte midagi välja. Nüüd kohtunik näitab, et Idaral oli käsi. Just, et Sillamäe peale palli kaotust surve on ikkagi väga tugev ja kiire, et kui nii-öelda Tammeka mängib ettepoole, siis täna Ivanov ei ole suutnud jätkata, suurem osa pallidest on nii-öelda söödud või on ta ise palli ära kaotanud, et selles ei saa alati nagu süüdistada Ivanovi, et eks tal on ka nagu piiratud arv käike, et see, kuidas talle pakutakse seda nii-öelda järgmist söötu, et kuhu tal võimalik lükata on, et eks see ka mõjutab, aga ta on ka ise palju kaotanud. Jah, täpselt, just tahtsin öelda, et nendel hetkedel, kui see sööduvariant on olnud olemas, siis Ivanovilt on tulnud väga palju tehnilist praaki. Nüüd Teko ja Mtongu võtavad 2 peale palli ära Sillamäelt ja näeme, et abikohtunik näitab, et esimesele poolajale pannakse otsa 2 minutit. Ehk siis 2 minutit veel jalgpalli ja siis saavad minna mõlemad meeskonnad puhkama. Tundub, et Tammeka meeskond on viimased umbes 42 minutit seda poolaega siin oodanud nii, et vähe ei ole, et saaks midagi korrigeerida seal 15 minuti jooksul, mis poolele antakse. Aga nüüd tuleb hea läbisööt Ivanovile, aga see pall justkui takerdus seal väljakul ja Ivanov ootas seda söötu ka natukene kiiremini ja sinna see rünnak järjekordne ka läks. Sillamäe saab rahulikult tulla, Vungile ei tee mitte keegi survet, nüüd tuleb Bongu ja tuleb seal jalad ees juba, aga Zahhovaikole jookseb peale ja Zahhovaiko tuleb, lööb 5-0. Ja siin oli nüüd selgelt näha praegu ka see, et Zahhovaikole see läbisööt ja mängitakse teadlikult, Zahhovaiko läheb teadlikult sinna just selle Prempeh poole ja sest Prempeh vaevaliselt liigub, ta jooksis ta ära
võitis palli ja lõpp oli juba nii-öelda vormistamise küsimus, aga esimese poolega 5-0. Ainuke asi, mis siin veel pinget tekitab, on tõenäoliselt see, et kes Sillamäe teisel poolel suudab samasuguse hurraaga peale tulla ja me hetkel oleme 10 värava graafikus. No, selle võime juba kindlasti maha kanda, et Tammeka siin veel midagi päästma hakkab. Tõenäoliselt on ära vaja teha aga poolajal 3. ja juba teine sunnitud vahetus. Ja harva nähtav pilt on ka see, et Sillamäe peatreener Ratnikov käib väga rõõmsa näoga seal ringi ja vahepeal isegi vaatas meie poole ja naeratas. Jah, et seda väga tihti ei juhtu. Üks 3 korrast aastas, kui Ratnikov naeratab. Jah, et võib-olla peale järgmist mängu, kui nad järgmise mängu ka võidavad, siis me näeme seda 3. korda, kui ta naeratab, kui pronksmedal on kindel, aga ma ütlen, Sillamäel ei ole praegu küll mitte midagi sellist, millega rahul olla ei saaks, et taga on asjad kindlad, ja rünnakul võib olla, ütleme, kui sa lööd ühe poolega 5 väravat, siis võib öelda, et ei ole ka rünnakul midagi ette heita, et ikkagi 5-0 mäng on tehtud Sillamäe poolt, küll aga ma usun, et teine pooled pakub meile võib-olla nagu veel väravaid ja miks mitte ka näiteks võib-olla suudab ka Tammeka näiteks oma auvärava lüüa. No täpselt, esimese poole ja lõpuvile on kõlanud 5-0. Sillamäe Kalev juhib Tartu Tammeka vastu 2 väravat siis Tuudarevilt ja viimane 5. värav oli kapten Zaho Vaikolt, teine värav tuli seal Masitsevilt ja 3. tuli Tuudarevilt. Igatahes meie teeme nüüd siit kommentaarimisboksist kiire pausi. Saadame teid, kallid televaated, reklaamipausile, kuid siis oleme Markoga juba valmis jalgpallistuudios, et seda üpriski koomilist, samas traagilist ja mõnes mõttes palju väravaid pakkunud esimest poolega kommenteerida ja siis teisele otsa vaadata. Punane, sinine, punane.